Uus Kia Niro on meil täna saates ja Robert on juba istunud siin salongis küll esialgu rooli taha, et mina olen siin paika pannud enda järgi selle istumise juba eelnevalt. Kuidas sulle tundub selline sõiduasend, nagu praegu siin minul on? Tead, sa oled minust kõvasti pikem, aga me oleme enam-vähem ühes kaalus, nii et ma nimetan seda siis kaalu täpsuse järgi sätitud, mitte pikkuse ja mõõdu järgi. Aga üsna mugav. Ma siin rooli hästi nagu üles istme taha. Ma tunnetan selle järgi, et ma olen ikkagi siis vastupidiselt sulle väga laiske, väga kaugel istuja, sest sa oled ju pikem, sul ongi jalad pikem, sa pead kaugel istuma, aga ma tahaks natuke veel kaugemale minna. Et mul on kuidagi kummaline, aga uue auto lõhn on sees väga mõnus. Vaatame, mis täpsemalt, mis see ennast kujutab. Jah, mine tee üks prooviseid ka, et ega siis niisama saa siin, ütleme, põrsast kotis osta. Kia salongis oleme taaskord ja peame ütlema, et uus segment Kia jaoks ja uhkelt siin üks Kia väike linnamaastur meil taga seisab. Täpselt seda ta on, meil on Baltikumis esmakordselt siuke rõõm esitleda esimest hübriidajamiga Kiat. Tõsi ta on, et Euroopas on see nii-öelda Kia hübriidi ajalugu alguse saanud juba küll tõesti 10 aastat tagasi. Et millega siis silmas peangi seda, et tegelikult hübriidajami kogemus Kial endal on justkui pikaajaline, meie jaoks tõesti uudis. No uudis Eesti inimese jaoks võib-olla sõna hübriid enam mitte kuidagi ei ole, aga neid ju hübriide on ka mitmeid erinevaid variante, et meil on konkreetselt siin üks sinakas roheline taga, et mis tema endast kujutab? No, tõepoolest, hübriid on kõigi eestlaste jaoks juba täna tuntud ja üsna mitu sõidukitootjat täna meil ka seda turul pakub. Selle auto kohta saab öelda erinevalt võib-olla nendest, mis täna turul saada on, et ta on nii mõneski asjas võib-olla siis ka maailma esimene ja autotööstuse esimene. Üks asi, mis kindlasti märkimist vääriks, on see, et sõidukil on esmakordselt maailmas 7-aastane tehase garantii. Esimene hübriid, millel on siis 7-aastane tehase garantii. Ma vaatan, et see on ka vist üks esimene mudeleid, millel ei olegi sellist klassikalist ja bensiinidiislimootorit kohe valikus. Ongi igal on sul sõna elektriga asjaga seotud. Ja nii ta on konkreetne täna nii-öelda näidatav ja käega katsutav saadav mudel on 1.6 bensiinimootoriga, 1.6 nii-öelda siis double clutch ehk siis topeltsiduriga käigukastiga nii-öelda sõiduk. Ja siis seda aitab edasi liigutada ja teeb selle 1.6 bensiinimootori veel omakorra siis nii-öelda ökonoomsemaks hübriidaja. Ma vaatasin teie seda pikka siin järjekorda, et küll siin on Sportage ja küll on veel suurem Sorento, et tava on see nüüd nendest maasturi variantidest kõige väiksem, aga see vist on nüüd see klass, mida kõige rohkem Eesti inimene tahab. Jah, tõsi ta on, et see Niro ongi oma olemuselt loodud justkui siis, kui me Kiadest võrdleme, siis tänastest mudelitest Sportage ja Ceedi vahele. Ja mis siin salata, tänases mudeli valikus üldse, kui me turul ringi vaatame, selles segmendis ehk siis nii-öelda C-segmendi SUV-segmendis ei ole nagu hübriidajamaga masinat ja Niro on nii-öelda esimene pioneer. No, jutud räägivad, et lisaks sellele, mis meil siin praegu taustal on ju ka täiseelektrilist masinad oodata ja vist uuem või kiirem uudis on pistikhübriid. Ja, pistikhübriid samamoodi on sellesama kerebaasil täiesti reaalselt tulemas. Üks asi, mida inimesed kardavad, on ju see, et kui sõna hübriid on seotud, et auto läheb väga, väga ropult kalliks, et ei saagi seda lubada, aga ma vaatasin enne hinnasilti, tead, täiesti tavaline uue auto hind. Ja, me oleme ka selle uue Kia Niro puhul, mis on hübriid ja selgelt omab sellist võib-olla tavalisest kallimat tehnoloogiat, samamoodi jälginud sellist ja pidanud sellist Kia üldist joont, mis jätkuvalt kliendile siiski pakub nagu sama raha eest justkui rohkem. Et see mõistlik hinnastamine, mõistlik varustustase on jätkuvalt sellised loosungid. Kui ma vaatan autos väljast peale, siis mulle tundub, et ta on ikkagi ühte samasse seeriasse selle uue Kia image'i, kas sees on ka mõni üllatus või pigem on see tuttav? Ja, on ikka. Siin esimene asi, millele tähelepanu tasuks juhtida seeks varustusest on võib-olla see koht tagaistmete, kui taga istuda, siis eesistmete vahel on võib-olla see koht, kus tavakasutaja on harjunud leidma 12 volti mobiililaadija otsa, siis selle sõiduki puhul me leiame sealt 220 volti pistiku, et see on niisugune üllatus, mis ilmselt tasuks märkimist ja teeb kindlasti nagu laptopi või siis laptopi laadimise või siis lambi põlema panemise oluliselt mugavamaks.
Kuulsin ka enne, kui me eetriväliselt rääkisime hübriidi sellisest väga huvitavast tehnoloogiast, mis inimese jaoks väga mugavaks ja lihtsaks sõitmise teeb, et kui inimene sõidab mägisel maastikul, siis hübriid on ikka päris nutikaks aetud. Seda ta on, konkreetne auto suudab ennustada ja vastavalt sellele siis nii-öelda oma sõiduki hübriidajami tööd reguleerida lähtuvalt sellest, kas sõiduk liigub siis mäest üles, mäest alla, liigub ta tasasel maastikul ja see on selline nii-öelda üsna suur uudis nagu autotööstuse üleüldse. Teine asi, mida konkreetne masin nagu pakub klientidele on see, et pakub täiesti uut taset nii-öelda ökoloogilise sõidu nagu suunamisel selleks, et õpetada juhti veelgi nagu ökonoomsemalt sõitma ja selleks kasutab ta sellist, inglise keeles on see coaching või juhendamissüsteemi, mis siis omakorda ütleb just, kui annab vihje juhile, kuna ta enne keerakut tee pealt ära keeramist peaks siis gaasipedaali vabastama või kuna siis pidurdama hakkama, et see kõige efektiivsem oleks. Tee mulle, Robi, selgeks see asi, kas ikka mootor töötab või? Me liigume praegu elektrijõul, siin on aga midagi nagu töötaks. Väike sildik, mis on EV, et meil on elektriline sõit praegu ja nii me võiks kulgema. See on hübriidi selline tavaline tunnusmärk, et kohalt minnakse ära elektriga. Kui ma nüüd vajutaksin gaasi põhja, siis sa võid seda proovida, sest mina tahaks näha seda. Selles mõttes, kas see midagi No nüüd on ju mootor ju. Nüüd on mootor. Ja, see kaob ära see EV. Lülitamine käib sedavõrd kiiresti, et ega sina seda ei tunnegi ja ei hakkagi tundma. Ma arvan, seda siis, kui auto on 5 aastat vana. Aga nii kui on võimalust, et me auto liiguks elektri peal ja tal on seda elektrit siia sisse laetud, siis on... Praegusel hetkel näiteks elekter siis, jah? Praegu elekter. Kuigi ma olin just sekund tagasi kiirendasin gaaspõhjas 30-ni, nii et see elekter on väga nutikas ja mis mulle meeldib see süsteem, mida just ka meile müügiinimene rääkis, et auto suudab ka 100 km/h kiiruse pealt suudab õigel hetkel lihtsalt lülitada mootori välja ja liigub elektriga edasi. Kuigi paljudel teistel masinatel on hübriidi elektri poole kiirus kuni 70 km/h, siis see saab hakkama kuni 120-ga. Ehk siis te võite sõita 110 alas puhtalt elektriga.